Elli, sa paistad ka, vaatasid. Tervita. Hei, Maria siin ja kuna on pühapäev, kell on küll 2 päeval, aga mul on vabamat aega. Lapsed üks sööb õuna, teine vaatab üleval multikat. Et see mõtlesin, ma teen kohe YouTube'i vaadata. Et ma teen selle nädala menüü kohe päeval ära, siis me peame õhtul nagu mõtlema. Aga selle jaoks on mul vaja kõigepealt vaadata, mis mul on vaja ära kasutada. Külmkapist, sahvrist, sügavast. Siis ma vaatan, milliseid toite ma siis orgukava järgi saaks nagu teha, et need ära kasutada. Ja siis ma panen nad siia menüüsse kirja. Ja siis äkki mul on midagi vaja veel poest juurde osta. Ma üritan hullult vähe raisata selles mõttes, et juurde osta nagu võimalikult vähe. Aga vaatame, mis me siis järgmiseks nädalaks süüa saame teha. Kas sa Eli aitad mind või? Eli aitab mind. Aga kõigepealt siis vaatame, mis mul on kappides ja sahvris ja külmkappides olemas. Külmkappis ja sügavkülmas. Ülesmärkimiseks ma kasutan siis Notesi äppi. Ma panen kirja, mis mul on olemas, mida ma tahan ära kasutada. Et siis, kui ma olen arvuti taga ja planeerimas, siis ma saan parem ülevaate, mis mul on. Nii. Üks jogurt tuleb ära kasutada. Kreeka jogurt. Nii. Riivjuust. Peekon. Nii, ma lähen vaatan ka korra garaažis olevast sügavast, mis seal on, et äkki on veel midagi, mida saab ära kasutada. Nii, ma sain siis veel garaažis olevast sügavast teada, et meil on tinti, mida saaks praadida. Siis mul on pandud sügavasse lechot ja ma leidsin ühe suure peakapsa garaažiriiulilt ja siis ka Ain tõi mulle üleeile rabarberit, nii et sellest saaks ka midagi teha. Aga nüüd ma võtan siis ette orgu menüü, toitumismenüü ja vaatan, mis toidud siis ma saaksin nendest teha. Kõigepealt ma vaatan hommikusöögid ära, siis ma vaatan lõunasöögid ära ja siis vahepalad. I'm jumping blues, so you don't have to. Nii, hommikusöögid sain ma planeeritud ja nende jaoks ma leidsin sellised retseptid, mille jaoks mul pole midagi vaja osta. Nii et see on win. Nüüd ma vaatan siis lõunasöögid. Ja lõunasöökidega ma teen niimoodi, et kuna me ise, lapsed on lasteaias, mina olen tööl päeval, siis ma teen niimoodi, et ma teen õhtul nagu lastele selle söögi, mis ma siis ise järgmine päev võtan lõunaks kaasa. Et ma ise söön õhtuti endale, teen smuuti, ma ise ei söö nagu midagi suuremat, et siis ma teen nagu 3 kogust või siis ütleme 2 kogust, oleneb toidust, et kui palju need lapsed ära söövad seda. Et õhtul teen valmis, lapsed saavad selle sama asja, aga mina ise siis saan järgmine päev lõunaks kaasa võtta. Storm clouds are coming, and it's best if you prepare. If
promise I can try. Give you love to borrow, just to get us by. And sometime when you're ready, soften up the blow. Nii, ma sain nüüd lõunasöögid ka planeeritud. Ja ma teen siis näiteks homseks siis enda lõunaks. Aga mul oli täna õhtul juba valmis, et lapsed saavad ka peedisalat praega. Ma teen selle jaoks siis enda selles King Pro Pressure Cookeris rebitud kana. Ja seda ma saan terve nädala jooksul veel kasutada, näiteks teisipäeval kanasuppi sisse panen seda. Kolmapäeval on India wrap, neljapäeval on pesto wrap. Pesto wrap on nagu tortillaga, aga India wrap on nagu ise tehtud siis selline muna wrap nii-öelda. Et nad põhimõtteliselt on erinevad asjad. Siis reedel on riisisalat kanaga, sinna ma siis kasutan ka seda rebitud kana. Laupäeval ma teen orguväliselt praetud tinti ja türgi ubadega. Sinna kõrval lastel hullult meeldivad need türgi ubad. Ja pühapäevaks ma teen samuti orgu välistoitu ehk siis frikadelisuppi. Mul on lihtsalt olemas supimaterjal ja võiks teha suppi ka. Ja siis laupäev pühapäev oleme küll kodused, aga ma planeerin nagu ühe toidu, mida ma nagu nii-öelda siis valmistan, sest ma ei tea, mis nagu ette tuleb. Võib-olla me läheme kuskile külla või tuleb keegi meile külla. Nii et äkki me teeme mingit grilli või midagi, et eks see ole siis näha. Aga siin on nüüd tehtud ja kusjuures mitte ühtegi asja poest ei lähe ostma. Ma loodan, et ma ei lähe poodi, vähemalt nende toiduainete jaoks ja kui siis äkki on mul vaja, ma loodan, et ei ole vaja, nädal lõpuni ajan vist piimaga välja, et mis oleks nagu pluss on ja, et raha ei peale vist vaja. Ja nüüd ma vaatan üle veel enda vahepalat töö juurde kaasa, mis ma võtan. Enamasti ma saan võtta siis apelsini, mul on 3 apelsini, 2 päevaks 1 on ja umbes kaalu järgi. Siis ma vaatan, teen midagi Kreekas selle Kreeka jogurtiga, mida mul on ja oleks ära kasutada. Mis mul siin veel on? Siis ma vaatan, äkki ma saan rabarberist midagi teha. Aga ma teen need käre ja siis põhimõtteliselt vist on ehk valmis. Mida ma hästi palju orgu nende vahepalade puhul nagu kasutan, on see, et ma valin nagu vahepalaks apelsin, aga ma tulen selle alla, võtan apelsini lahti ja siis siin all on nagu erinevad puuviljad, marjad, et ühesõnaga, kui mul apelsini kodus ei ole, siis ma valin näiteks, mis mul on. Näiteks ma võtan lemmikmarjad. Siis näiteks ma võin võtta sügavast välja marju või kui on värsked on ja saab värskeid kasutada, aga näitab kohe kogus ära, et näiteks näitame mulle, et apelsini asemel ma kasutan too päev 310 grammi lemmikmarjasid. Nii et, aga see on jah ära põidetud niimoodi sinna apelsini alla. Ma sain ka enda vahepalad paika ja seega on minu challenge järgmiseks nädalaks tõesti see, et mitte ühtegi asja ma poest ei lähe ostma. Hoian ennast tagasi, pole vaja neid emotsioonioste teha. Ja see tegelikult ei olegi mul midagi vaja, mul on kõik sügavas ja kappides olemas. Aga selline oli siis minu see järgmise nädala meal prep või meal plan. Ja nüüd on siis jääb vaid üle see nädal vastu võtta. Nüüd ma teen kohe ära selle homse asja ja mida nüüd lapsed ka saavad süüa. See on siis peedisalat praega ja kõigepealt ma panen siis kana, mul on sügavkülma kanafilee, panen selle enda sinna Pressure King Pro potti 8 tunniks vaikselt küpsema ja siis pärast ma saan sellest teha rebitud kanaliha, et ma siis saan seda terve nädala jooksul kasutada. Panen ta külmkappi ja seda ma kasutan ka homme, kuigi siin oli lihtsalt retseptis on kanafilee nahata, mis tähendab seda, et ma peaks seda panni peal praadima.
aga ma ei tee seda. Vaid ma asendan selle rebitud kanaga. Aga ma teen selle valmis ja siis ongi meil kõik. Et siia peale ma panen kirja siis need suuremad toidukorrad, mis ma teen nagu perele ja endale siis ka kaasa töö juurde, aga muud need hommikusöögid ja vahepalad ma vaatan ise siis telefonist Orgu äpist, et ma neid üles ei kirjuta. Selleks korraks ongi kõik. Ma loodan, et saite siit natukene motivatsiooni ja inspiratsiooni ka ise nädala menüüd koostada. See printleht on minu blogis siis olemas, ma panen lingi ka alla, et saate endale alla laadida, välja printida ja kasutada. Ja siis te lihtsalt ei pea väga palju vaeva nägema, mõtlemaks, mida süüa teha. Ja samas ka väga hea võimalus kasutada ära need toiduained kodus, mis sul tegelikult on olemas, et sa ei pea minema iga väikse asja pärast poodi või üldse et sa mõtled mingi prae välja või mingi toidukorra välja, et selle pärast poodi minna. Et kasutage seda, mis teil kappides on ja hoiate rohkem kokku ja see nagu tasub igas mõttes ära. Aga ma loodan, et teile meeldis ja näeme reedel.